No tere taas, vutisõber! Tore, et oled jälle sattunud Corner TV-d vaatama. Eile peeti maha põnev konverentsiliiga finaal ning jalgpallimaailma raputas Lionel Messi otsus oma järgmise mängupaiga osas. Seega rääkida on meil nii mõndagi. Tänaseks kuupäevaks on 8. juuni ning episoodi numbriks 21. Kui sa seda veel teinud ei ole, siis viska meie kontole subscribe ning lähme kohe asja kallale. 7 korral maailma parimaks jalgpalluriks valitud ja talvel Argentiina koondisega maailmameistriks kroonitud Lionel Messi liitub USA profiliigasse kuuluva Miami Interiga. Viimased 2 hooaega Prantsusmaal PSG-s mänginud Messil lõpeb sel suvel leping. Messi tõdes Hispaania väljaandele Mundo Deportivole antud usutluses, et tal on Euroopast mitmeid pakkumisi ja sealhulgas Barcelonast. Ma otsustasin liituda Miami Interiga. Mul oli Euroopast mitmeid pakkumisi, aga ainus meeskond, kellega soovisin liituda, oli Barcelona. Klubi tegi mulle pakkumise, aga kui ma kuulsin, et nad peavad minu palkamiseks mängijaid maha müüma või nende palkasid vähendama, siis otsustasin selle variandi vastu, selgitas Messi. Kas Messi tegi teie arvates USA-sse siirdudes õige otsuse? Jagage oma arvamust meiega kommentaariumis. West Ham United alistas konverentsiliiga finaalis 2-1 Fiorentina ning võitis 24-aastase pausi järel taas karika. Seni peetud 2 eurofinaalis on jäänud Itaalia klubid kaotajaks, sest ka Rooma alistus Euroopa liiga finaalkohtumises Sevillale. Eks näis, kas 10. juunil suudab Milano Inter meistrite liiga finaalis Manchester City vastu olukorra parandada või jääb saapama nulli peale. Dortmundi Borussia jalgpalliklubi kinnitas, et on jõudnud Madridi Realiga kokkuleppele Jude Bellinghami müümise osas. Kuigi algselt spekuleeriti, et Borussia soovib Bellinghami eest saada 150 miljonit eurot, siis kolmapäeval kinnitas Saksamaa klubi, et Hispaania hiid tasub neile talendika inglase eest 103 miljonit eurot. Erinevate klauslitega võib ülemineku tasu tõusta kuni 30%. Tegu on Hispaania tippklubi ajaloo ühe suurima üleminekuga. Rohkem maksti vaid Londoni Chelseale Eden Hazardi teenete eest. Eile Prahas peetud jalgpallikonverentsiliiga finaalis alistas West Ham United 2-1 Fiorentina, kuid kohtumist jäi varjutama fännide ebasobiv käitumine. Finaalis ei suutnud inglased emotsioone vaos hoida, loopides väljakule kõik võimalikke objekte, alustades nutikelladest ja lõpetades e-sigarettidega. 33. minutil tabas üks väljakule loobitud plasttops ka Fiorentina kapteni Cristiano Biraghi pead ning verejooksu tõttu pandi mäng tükiks ajaks seisma. Eesti jalgpalli Premium-liiga 16. vooru kohtumises mängis valitsev meister Tallinna Flora koduväljakul Paidega 0-0 viiki. Ivan Stoikovitši käe all esimese kohtumise pidanud Paide jäi küll avapoole all Flora vastu surve alla, kuid võõrustajatel ei õnnestunud väravate arvet avada ning poolaja pausile mindi 0-0 seisul. Teisel poolajal sai Paidega mängu paremini sisse ning omas ka lubavaid võimalusi, kuid Flora väravvahi Evert Grünwaldi tõrjed sillutasid tee väravateta viigini. Sheikh Yassin bin Hamad Al Thani tegi eile 5. ja ühtlasi viimase pakkumise Manchester Unitedi ostmiseks, edastab BBC. Katari pankur määras tähtajaks reede ning selleks ajaks tuleb hetkestel omanikel oma otsus ära teha. Aaron Ramsdale on valitud CIA's vaatluskeskuse andmetel maailma kõige väärtuslikumaks väravahiks. Arsenali mehe väärtus on hetkel umbes 78,6 miljonit eurot, edestades sellega teisele kohale jäävad PSG väravahti Gianluigi Donnarummat. Madridi Real teatas, et Vinicius Junior võitis oma hiilgava hooaja eest 2022-2023 hooaja parima mängija tiitli. Mehe arvele jäi tänavu La Ligas 33 peetud mänguga 10 väravat ning 10 väravasöötu. Väljaande Marca sõnul on tõenäoline, et Bellingham hakkab Real Madridis kandma särki numbriga 7. Asi pole veel küll ametlik, kuid on suur tõenäosus, et see saab reaalsuseks. Eden Hazard oli viimane mängija klubis, kes antud numbrit kandis. Reali number 7 särki on kandnud sellised ikoonilised mängijad nagu Cristiano Ronaldo ning Raul Gonzalez. Kas teie arvates peaks võimas särginumber Bellinghamile usaldatama? Jaga oma mõtteid meiega kommentaariumis.
Eile levitas väljaanne Diario AS lugu, milles väideti, et Franck Kessie on nõustunud suvel Barcelonast lahkuma. Fabrizio Romano on aga nüüd pöördunud otse Kessie agendi poole, kes ütleb, et see pole tõsi. Kessie agent ütles lausa, et tegemist on libauudistega. Väidetavalt on Barcelona siiski avatud Kessie müümisideele, kuid selle uudise põhjal võib vist eeldada, et poolkaitse pole lahkumisideest kuigi vaimustatud. Jalgpalliajakirjaniku Fabrizio Romano sõnul on Barcelona peatselt teatamas Inigo Martinezi klubisse toomisest. Keskkaitse jõudis Barcelonaga väidetavalt suusõnalisele kokkuleppele juba märtsis ning on juba ära sooritanud esimese osa oma meditsiinilisest ülevaatusest. Nädala alguses kinnitas Martinez, et lahkub pärast 5 aastat klubis veetmist Athletic Bilbaost. Intervjuus Hispaania meediale tegi Lionel Messi tähelepanuväärseid kommentaare selle kohta, miks tema Barcelonasse naasmine läbi kukkus. Ma ei ole kindel, kas Barcelona ikka tegi kõik, et see juhtuks. Ma lihtsalt tean seda, mida Xavi mulle rääkis, kommenteeris Messi. Olen kindel, et klubis on inimesi, kes ei soovinud minu Barcelonasse naasmist, jätkas ta. Kommentaarid teeb eriti huvitavaks asjaolu, et viimastel kuudel on meedias räägitud ka sellest, kuidas Mateu Alemany oli tegelikult Messi klubisse naasmisele vastu. Ja nii palju uudiseid meie tänane saate osakene ära mahutaski. Loodame juba homme taas tagasi olla uute ja põnevate jalgpalliuudistega. Kui see video sulle vähekegi meeldis, siis palun ole hea ja aita meil kasvada laikides, kommenteerides või share'ides seda klippi. Kohtume peatselt jälle! Jürgen said I've seen ya winning with Argentina. I need a center mid too, and so he's center mid through. And now we've got Alexis. Alexis is majestic. McAllister, his magic. He's red and it's fantastic. La 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 la. Jürgen said I've seen ya winning with Argentina. I need a center mid too, and so he's center mid through. And now we've got Alexis. Alexis is majestic. McAllister, his magic. He's red and it's fantastic. La 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 la.